Mina olen Danil Starodubtsev. Ma olen ettevõtte FFC Logistics juhataja. Olen lõpetanud gümnaasiumi siin Kohtla-Järvel, aga siis hiljem läksin õppima ülikoolis Austraalias esialgu ja siis 2 aasta peale siis Inglismaale. Ja siis tulin siiski tagasi. Ei tahtnud olla korporatiivtöötajaks siiski ja siiski mõtlesin, et olla ettevõtjana on kõige parem valik. Tol ajal oli üks partner Prantsusmaalt ja ta tegelikult ühel kohtumisel ütles, et mul on tegelikult probleem, et mu toodang, ma ei saa seda kergesti Prantsusmaale viia. See on säämaterjali ettevõtte ja ma mõtlesin, miks mitte, et ma olen vaba, et las hakkame sellega tegelema. Ja nii alustasime. Et esialgu ma töötasin üksi, see oli aasta 2009, siis pool aasta pärast liitus esimene kolleeg, esimene töötaja, kes on tänapäevani ka meie tiimis. Ja meie üheks loogoks on see, et ettevõtja ülesanne ongi teise ettevõtja või teise ettevõtte probleemide lahendamine. Ma ütleksin, et see sõltub mõtlemisviisist, et kas sa oled uudishimulik inimene, kas sa tahad maailma paremaks teha. Kõik algab sellistest väga lihtsatest või naiivsetest isegi küsimustest. Aga kui see mõtlemisviis on olemas, sellest algab ettevõtlus, ma arvan. Ja sul tuleb idee, kuidas nende elu kuidagi paraneda, siis mine, tee oma valikut ja ole ettevõtja. Kõige suuremaks probleemiks meie klientidel on ainuke probleem, et piisav transpordivahendite arv. Tüüpiline näide, kui avatakse uus tehas, näiteks nagu praegu Pärnumaal Metsagrupp avas Veneeri tehast, siis kes hakkab seda viima, kes hakkab seda eksportima, kes toob sisse toorainet. Ja see ongi, need probleemid ongi meie omad. Siis me tuleme sisse ja ülesanneteks on pakkuda nii palju transpordivahendeid, kui on vaja. Ettevõtte kliendiks võivad olla kas või eraisikud, mis on väga tavaline mõte, aga ärge unustage, et on ka paljud tuhandeid ettevõtteid, kes saavad olla ka teie kliendiks. Ja selleks, et teadmisi kätte saada, on vaja suhelda, ei ole vaja seda üldse karta. Kui ettevõttel on füüsiline aktiiva kauplus tehas, see on mingi põllumees ja tal on see põllu mingi baas seal olemas, mine tema juurde, jaluta seal sees, küsi, kuidas nad toimivad, kuidas need protsessi töötavad. Peaaegu igal ettevõttel on siukesed ideed, millestele nad ei leida piisavalt aega. Võib olla nii, et mitu aastat ta mõtleb selle kohta, aga ei leida ressurssi või võimalust. Ja sa pakud olgu, las püüame midagi koos teha. Andke mulle need nagu andmed, esialgsed andmed ja ma püüan midagi pakkuda teile. Ja kui see hakkab kasumit tooma protsessi paremiseni mõtte, siis teeme koostöö, teeme lepingud ja see tuleb teie esimene ettevõtte idee. Kui see on mingi toodang, mis te planeerite teha, on mitte B2B, vaid B2C, tähendab business to customer, võib oma sõpradega rääkida, mis te arvate selle ettevõtte toodangu kohta ja sa kohe hakkad mõtlema, et mida ma saaksin pakkuda selle asemel. Proovige uurida, kuidas nad töötavad ja see on päris huvitav protsess, kui te saate näiteks helistada nendele ja osta nende teenust või nende toodet ja te näete, kuidas nad suhtlevad, mida nad pakuvad, kuidas hind on välja ehitatud. Võib-olla te teate, et näiteks see toormaterjal maksub nii palju, aga see nende ettevõttes pakitud ja natuke ümber keeratud see toode maksab juba 2 korda rohkem ja sa võid mõelda, miks nii tuli välja ja kalkuleerida, kas sa saad seda näiteks odavamaks teha. Huvitavaks äriideeks võib ka nimetada meie CRM-süsteemi, mida nimetatakse Client Relationship Management süsteem. Väikeste ja keskmiste ettevõtte probleemiks on see, et see on väga kallis toode. Näiteks Microsoft, Dynamics AX, teised suured brändid, nad müüvad neid süsteemid alates 50 000. See võib maksma 50 000 eurot ja kõrgem. Me leidsime programmisti, kirjutasime plaani, mis me soovime seal näha ja
tegime seda CRM-i 5 korda väiksema summa eest. Ja mis me saame teha sellega? Me oleme kiirustanud oma tööprotsessid 30% võrra, kuna see võimaldab meid 1-2 minutiga teha veotellimuse, siis nii-öelda 1 klikiga siis arve kliendile, 1 klikiga siis self-billingu ja kui vaja mingit akti või mingi teisi dokumenti, see ka tehakse 1 klikiga seal. Kui transpordifirma me mõnikord tellime erinevad tollidokumendid nagu transiidideklaratsioon, kui auto tuleb sisse, siis tehakse importdeklaratsioon ja kui see on reede, see oli probleemiks 5 aastat tagasi näiteks, kui see on reede õhtu, siis keegi enam ei tööta, auto peab seisma kuskil näiteks Narvas, aga autojuht on ju inimene, ta tahab oma pere juurde minna Tallinnasse, ta peab seal ööbima või ta siis võtab bussi, läheb Tallinnasse, siis tuleb tagasi. Siis probleemi lahendamiseks on kindlasti uue tööaja, lisatööaja pakkumine. Et näiteks deklarant töötab kas või õhtul või siis nädalavahetusel. Pakkusime ka seda meie kliendile ja see ongi nende probleemi lahendamine. Siis kindlasti paljud vedajad siis hakkasid meie teenust kasutama.